Balti ning Kalev Cramol alustab Bamba Fall, Pavel Uljanko, Armand Škele, Gregor Arbet ja Erik Bousman, meie uus täiendus ning hüppepallist Krasne Krõlja saab palli ja kohe Rush läheb korvi all. Sõidab teisele poole Bousmanile, Bousman kolmene teele. Cramo rivistuses Bamba Falli, kes tegi ilusa esitust, suudab selle kohe ära realiseerida ja tuleb pealt. Bamba palliga Škele tuleb üles ja nüüd seal libastub Rush, nii et peaks ülekaal olema ja Bamba paneb palli pealt. Lõpetatakse rünnakuid pealtpanekuga, sümpaatne nüüd Likolitov saab taas korvi alla lihtsalt söödu. Ideaalse meisterlikkuse pealt ikkagi vennad tulevad ja panevad ära. Jah, enese. Ja Lievas eksib nüüd välja söödul ja kas Tarbekul õnnestub see kiirrünnak lahendada. Kolesnikov teda takistamas ja tundub, et seal leiab Milesi Rush vabanemas nüüd katete pealt. Otsitakse selgelt Rushi, sest Rush on hoos. Krõlja kiirrünnakud ja Kalev on vastupidi pidevalt hädas üldse sööduliinide leidmisega. Nüüd küll Arbet täiesti vaba, kolmene tee. Õnnestub või õnnestub, ühtegi emotsioone ei ole. See kõik. Ka venelastel veel aega. Uljanko paneb kolmese teele. Et selle graafiku järgi võiks me lõpuks liikuda ikkagi korralikus suunas. Sokule nüüd Miles korraks libastub ja Arbetil tekib tegelikult viske võimalus, aga taas ei vaata ka tema korvi ja lõpuks Lievas nüüd Soku vastu. Ja Labovitš läheb nüüd kiirelt. No Bousman nüüd pääseb hästi läbi, aga viskab mööda, kuid Fall paneb palli taas võimsalt. No selgelt on pikkadest mängijatest Fall olnud. Palli vastastele vaid ootab ära, kuni mehed vabanevad ja selline kõikumine, sellist stabiilsed tegijad ehk siis liidrid, kes võtab. Ja nüüd Alijevas leiab Labovitši lihtsalt. Škele nüüd purjetab korvi alla välja ja eemal, aga Alijevas ei taha visata, hoopis Labovitš võtab palli ja Škele leiab nüüd Toome ja Toome paneb need 7, midagi ei ole veel kadunud. Rush taas teravust tegemas ja nüüd selline väga kahtlane sööt ja kas suudame selle kiirrünnaku ära lahendada. Škele hea emotsioon ka, aga silma mängitakse nii juhti. Kätte ning Škele söödule saavad seal Krasne Krõlja mängijad küll näpud vahele, aga nüüd Arbet ei suuda ära lahendada seda kiirrünnakut ja lauast ka palli kätte ei saa ning tuleb kohe kiirpuni. Sealt tal visata ei lasta. Kitsing leiab nüüd hästi Uljanko ja Uljanko paneb viimasel sekundil palli pealt, tahab veel viga ka saada seda. Kalevi mängu järelkajasid saate kindlasti kuulda ka esmaspäevases Tallinna Televisiooni